tore on neid lugusid hommikul sinna turule sõites rääkida, et ega siin kellegi midagi rääkida ei ole. Sõber Toomas, see muidu ikka helistab mulle hommikul vara, ta teeb ka tööd, nagu ma olen rääkinud Vorstjabis seal. Aga sõber Toomas pani täna hommikul Chicago poole lendama ja läheb Alaskale reisile väiksele 10-päevasele ja siis ma saan nüüd ilusti rääkida, et kui mul nagu 2 lugu on nüüd räägitud, mismoodi ma Rootsi sain ja mismoodi ma siis selle tekipiletiga sõitsin, siis muidugi on järgmine lugu see, et kui ma siis hommikul sinna Stockholmi sain ja sul oli vaja see sadamast saada sinna siis raudteejaama ja raudteejaamast oli siis vaja pilet osta ja nii edasi, et see oli ikka päris keeruline ja kusjuures ega viimane kõige pullim oli see, et see stress oli nii suur või pull, aga stress oli nii suur, et tegelikult ma olin söönud eelmise päeva lõuna ajal kodus viimati, kui ma ära sõitsin. Noh, kui palju ma ei mäleta, kui palju ma sõin seal, aga mul oli 2 juustuvõileiba oli kaasa võtnud, need oli puutumata ja järgmine hommik oli ma siis sealt laevalt maas ja siis ma jõudsin sinna raudteejaama ja see pileti ostmine oli ka niimoodi, et noh, sa pead ju ostma, aga ega siis ma olin küll käinud, kui ma rääkisin, ma käisin rootsi keele kursustel, aga ega sealt peale mõne etvoodree või midagi niisugust ei tulnud, et see kramp oli suur, tegid suu lahti, aga siis rääkima tuli ikka vene keel välja, et ainuke võõrkeel oli vene keel, et mis nagu siis, aga siis pileti ostmine oli ka niimoodi, et vaatad, et nad kuidagi ostavad ja kui sa lähed nagu luugi juurde, lähed siis nagu välja ei tehta ja siis sellel olid Rootsis ka juba need olemas, et vajutasid nupule ja tuli see number välja, nagu meil praegu Selveris või kalapoes, et oled 360 ostja, eks ole seal, et nüüd tulla luugi juurde ja siis ma õnneks oli mul aega sinna see oli Malmö rongile ja õnneks oli mul aega see pileti ostmisega, siis ma jälgisin seda mängu ja siis ma lõpuks jagasin ära, et see, mis sealt aparaadist saab see number, et see ei ole veel pilet, sest noh, ma sain aru, et katsusin kohe, et see ei ole pilet, ma käisin ta paar korda sealt võtmas, aga et see ei ole pilet, sest seal on ainult number peal ja mitte midagi ei toimu, et siis ma lõpuks sain aru, et ma jälgisin, mis inimesed teevad ja siis nad aru, et inimene võtab selle numbri sealt ja siis ta läheb istub ja siis mingil ajal inimene vaatab sinna tabloo peale ja siis kargab püsti ja läheb sinna augu juurde, siis ma saan aru, et see on nüüd siis see pileti asi ja sealt saab piletit osta ja no ammustasin läbi selle süsteemi. Ja siis ma sain selle pileti ostetud ja siis oli vaja leida ka veel õige rong üles. Ja selle ma ka kuidagi üles leidsin ja siis istusin juba rongis ja siis ühe korra vaatan, et nüüd see rongijaam või raudteejaam sõidab minema. Ja siis ma sain hetke, mitte väga kiiresti sain aru sellest, et tegelikult ei sõida mitte raudteejaam minema, vaid rong hakkas liikuma ja kui ma olin harjunud selle vene ajal, et kui see rong ikka selle hakkas liikuma, siis käis hirmus kolin ja ragin ja vagunid raksusid ja hakkas minema, siis Rootsis käis ta sel ajal niimoodi, et ta niimoodi paigast minema ja sa ei saanudki aru. Ja siis ma ikka sõitsin selle rongiga ja mõtlesin, et kas ma ikka sõidan õigele poole või sõida ja siis ma mõtlesin, et äkki peaks mul tegelikult oli, ma isegi ei tea, kust ma sain ja mul oli mingi 20 Rootsi krooni oli raha ka ja siis läksin vaatasin sinna buffetisse ja seal restoran vagunis seal oli ühe nõukogude inimese jaoks ikka hiiglama palju igasugust kaupa ja värki ja tegelikult ma tahtsin juua saada ja vaatasin, et ja purgijoogid on ka, vaata, ega siis meil veel purgijooki sel ajal ja see oli kuskil valuutapoes, eks ole, ja vaatan, et noh, Coca-Colat ma olin näinud ja Fantat olin ka näinud, Pepsit olin näinud, aga siis oli üks roheline ka veel, see pärast tuleb, ma tean, et see oli Sprite, aga vaatan, see on eriti põnev, et ostan selle purgi ja kulutan siis see raha, et ma tahtsin, noh, ja siis ma sain ostsin selle purgi ja tundsin ennast tõsise kapitalistina või
vabakodanikuna oma suure kohvriga seal ja rüüpasin seda Sprite'i ja mõtlesin, et ma võtan siis, äkki söön ka natuke, kohvri nurgas koukisin oma selle paberi sees selle juustusaiad välja ja ühest aiast siin isegi poole või ratsa rohkem ära ja tundsin, et rohkem ei mahu, aga see esimene see jook selles vabas maailmas, plekk purgist Sprite'i juua, see oli ikka siukene, see oli võimas tunne. No ja nii ma siis veeresin ja lootsin, et ma ikkagi õigele poole sõidan ja ühe korra sain siis jõudsin Malmösse ja vaatasin, et rong enam edasi ei lähe, et juba siis ma olen nüüd lõppjaamas ja läksin ka siis vedasin oma selle Tšumadani välja ja kõik inimesed olid maha ja läksid ära ja kusjuures sinna jäänki rahvast, ega sel ajal võib-olla praegugi, ega Rootsis ei ole seda rahvast niimoodi, et eriti õhtul mingi 11 umbes niimoodi, et ikka päris hilja. Ja vaatan, et see peremees pidi vastu mulle tulema, aga peremeest ei ole ja keegi pole vastu tulnud mulle. Seisan siis oma selle suure kohvriga seal selle perrooni peal ja mõtlen, mis ma siis teed, kas ma läksin vale rongi peale või on valel päeval olen kohal või lihtsalt on mingi jama igatahes on. Ja siis ühe korra näen, et tuleb üks mees kiired sammul, prillid on ees siukene ja siis ma nagu, teadsin, peremehe nimi on Per Nordmark, tegelikult seda nagu hääldatakse Per Nordmark, et siis ma tuleb vastu ja siis vaatan, kas oled see Per, ei ole Per, olen Pär olen ja siis ta tuli mulle vastu ja siis ta pakkus mulle muidugi rootsi keelt rääkida ja inglise keelt rääkida. Ma kujutan ette, et tal oli ka see, kindlasti kui ta maale kuskilt seda, see oli Juff, see oli siis noorte farmerite siuke ühendus, et küllap ta siis ka teadis, et tuleb üks siukene mees nimega Jaak, kes ikkagi teab mingit keelt, eks ole ju. Ja siis ta pakkus mulle seal inglise keelt ja pakkus mulle rootsi keelt muidugi ja pakkus mulle vist saksa keelt ja veel mingit kas Itaaliat midagi siukest pakkus mulle ja mina muidugi tegi mõmm vastu, mitte muhvitki aru ei saanud ja tirisime minuga selle Tšumadani sinna auto peale, ta oli siuke Peugeot 505, see oli sel ajal ikka kõva auto, praegu, nüüd on ta jälle vist kõva auto vahepeal, ta 7-kohane, ta oli palju lapsi ja tirisime peale ja sõitsime siis sinna Pääri juurde ja ega ma midagi rääkida ei osanud ja siis ma tundsin ennast halvasti. Ma tundsin ennast halvasti, väga selline nõme tunne oli, et ma olin nii rumal, et ma ei oska keelt. Et kuidas saab olla inimene rumal, et ei oska keelt, miks tema oskab mitut keelt ja mina ei oska ja selle keelega juhtus ka niimoodi, et tegelikult ma seda ma hakkasin siis seda rootsi keelt ikkagi purssima ja õhtuti vaatasid neid sõnaraamatud jälle ja vajalikke sõnu ja ma tegelikult isegi siis, kui see 7 kuud läbi sai, see on isegi vahele põiginud, siis ma ajasin asju rootsi keeles ja tegelikult kui keegi ütleb, et ei ole võimalik keelt õppida, siis seda ei ole vaja, ütleb, et mulle küll rääkida, et tegelikult ei ole mingi hea pea, aga ma sain selle rootsi keelega hakkama ja kui hiljemgi rootsis rääkisin ka veel rootsi keelt, et tänast ma küll ära unustanud, aga ma arvan, kui uuesti natuke see süsteemis olla, siis räägin jälle, et selline lugu oli ja siis muidugi ma jõudsin siis kohale sinna peremehe juurde ja siis peremees küsib, kas sa süüa tahad, ma ütlesin, et ei, ma ei taha süüa, kus ma süüa tahan ja siis ta ütles mulle siis meil omaette maja oli, kus me siis pidime elama sulaste maja seal ja mulle koha kätte ja siis ma sain aru, et kui hommikul siis ärkad, siis mingi 8 ajal või midagi ta rääkis selleks, et siis läheksin nagu tema juurde, siis saab süüa seal siis. Et ma siis olin põhimõtteliselt, siis olin nagu siis juba selleks õhtuks oli ma varsti 2 öödpäeva juba nagu 1 öö, 2 päeva ja järgmine päev oli, kus ma ütlesin, ma süüa ei taha. Järgmine õhtul ma süüa ei taha, eks ole, ja siis kui ta siis peremees ära läinud, siis ma võtsin selle oma teise võileiva ja selle jupikese, terve võileiva jupikese ja siis sõin ära, tundsin, et juht on väga täis, et ma rohkem ei tahagi ja magasin siis selle öö ära ja siis järgmine päev oli siis vaja tööle minna,
selleks oli mul üks isakus oli tubli õmbleja, oli seal see Valdre Kaisa, tema võttis siis, oli teinud mulle sellist, kuskilt sai mingid lappilist riidet, siukesed tööülikonna, see võiski väga naljakas välja näha, mul kuskil on mingid pildid ka sellest ajast pildi tegemisest ja panin oma siis selle lappilise ülikonna, see hele ja kollakat värvi. Sellega läksin siis peremehe juurde hommikul, ega see ei olnud ka mugav jälle, see on kõik uus koht ja kuidas sa küsid ja kuidas sa oled ja sain sinna ja siis peremees pakkus mulle hommikul manna, putru ja kohvi, nii et siis sain kõhu täis ja siis ainult pandi tööle, et see on nüüd järgmine lugu, ma võin rääkida ka seda, kuidas ma esimesed tööpäevad, see oli siukene omamoodi närvikõdi. Et lõunal ta pakkus mulle süüa ja tegelikult oli ebamugav käia seal nagu peremehe laua taga söömas, ta oli seal, pere oli tal seal 4 last oli seal peres ja siis naine ja siis kuidagi tundsid seal serva peal, et ega see suhtumine väga rõõmus, väga tore, aga ei olnud mugav, et siis hiljem hakkasime saama toiduraha ja hakkasime siis ise saama toitu ostumale ja saime oma majas süüa teha ja see oli nagu mugavamaks läinud, et selline lugu on siis kuidas ma sinna siis kohale jõudsin.